täna tahaks rääkida ühest põnevast teemast, mida me nimetaksime niipidi, et ma ütleks, et need on peidetud faktorid, mis mõjutavad meie usuelu. Me kõik ju teame nagu ilmselgelt seda, et kui sa pattu teed, siis see mõjutab sind, on ju. Mitte ainult ei mõjuta sinu elu ja ei mõjuta nagu sinu, kuidas ma ütlen, hinge, vaimu, kõike muud asja, aga see mõjutab ka seda viisi, kuidas sa Jumalaga suhestud, on ju. Et see tahab nagu kivi sinu ja Jumala suhtele ette minna kogu aeg. Ja siis on teised ilmselged asjad ka, et kui sa lähed täpselt Jumala korralduse vastu, Jumala seaduste vastu, Jumala tahte vastu sinu elu jaoks kuidagi erinevate viisidel, et need on sellised, kuidas ma ütlen, väga süksed ilmselged asjad, mis rikuvad meie ja Jumala suhet. Aga elu ei ole alati ilmselge, mustvalge, ega ka süke otseselt üheselt mõistetav. Ja siis on ka hästi palju võib-olla teisi süksed faktorid, mingi pisikesi asju, mis on tihti nii, me vaatame üle nendest või vaatame mööda nendest ja siis ei saa aru, et miks meie enda usuelu võib olla nagu stressi all kurnatud ja kuidagi süke keerulises kohas. Ja küsimus on, kas see üldse on keerulises kohas või on üldse midagi muud siin taga toimumas, eks ole. Ja nendest asjadest, täpselt nii, nendest asjadest me tahamegi tegelikult täna rääkida. Ma loen alguseks Salm 62, salmist 6-9. Üksnes Jumala juures ole mu hing vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu. Jumala käes on mu pääste ja mu au, mu jõukalju, mu pelgupaik on Jumalas. Lootke tema peale igal ajal rahvas, valage välja oma südamed tema ette. Jumal on meile pelgupaigaks. Seela. Amen. Ja mulle väga meeldib see, sest et see paneb kõikidest muudest asjadest kõrvale lähtudes, see paneb paika selle, kuidas me peaks Jumalasse suhestuma ja kuidas me peaksime kire kõige oma olemuse ja täiega jooksma Jumala poole ja valama välja oma südame tema ees. Ma arvan, et see on alguspunkt, mida ma nagu lihtsalt tahtsin rõhutada, toonitada kõige selle keskel, et see on siuke oluline asi. Enne kui me räägime nendest teguritest. Aga missugused mitte ilmselged tegurid siis mõjutavad meie usuelu? Esimene üldse mitte ilmselge tegur, mis mõjutab meie usuelu, on stress. Stress on üsnagi siuke levinud asi tegelikult. See ei ole midagi, ütleme, ebatavalist ja isegi tegelikult midagi väga saatanlikku, ma tahaks öelda, sest et õiget tüüpi stress rakendades inimese hingele, südamele või elule õiget pidi võibki teda ka panna nagu liikuma ja kasvama õiges suunas, nii nagu Jumal seda tahab, on ju. Et kui meil ei ole üldse mingisugust stressi või pinget oma elus, siis tähendab, et me ei tee midagi. See on omamoodi nagu probleem tegelikkuses. Ehk et, aga kui on liiga palju stressi, siis me mõtleme ennast, esiteks meil hakkavad igasugused kummalised asjad meiega juhtuma, meie eluga juhtuma. Me ärritume kiiremini näiteks, me oleme väsinumad kiiremini ja väga tihti on ka see, et võib-olla vahetevahel me isegi ei taju Jumalat või meil on nagu raske tajuda Jumalat, sest et me oleme nii nagu pinge seisundis, sellepärast, et me oleme üle stressis, on ju. Ja kui liiga kaua olla veel sellises seisundis, siis see varem või hiljem viib läbi põlemiseni, sellepärast, et sa oled lihtsalt kohutavalt stressis kogu aeg ja varem või hiljem see on tohutult väsitav kogemus, on ju. Ja nii vaimselt kui füüsiliselt ja lõpuks sellised ei jaksa enam mingil hetkel. Ja keegi ei tohiks ega peaks kandma liiga palju stressi mul kogu aeg, et sul peavad mingid hingamismomendid olema enda elus ka. Ja see on täiesti nagu normaalne, tüüpiline. Aga minu jaoks on ka olnud hästi keeruline asi võib-olla ära tajuda või ära tabada selle, et okei, nüüd mul on liiga palju stressi. Vahetevahel see on ilmselge, jah, et kui mul on mingi 4 erinevat suurt asja samal ajal laual ja ma pean kõike tegema ühe päevaga, jah, on ju. Aga vahetevahel see ei ole üldse ilmselge, vaid et see tuleb välja mingisugustest naljakatest faktoritest, on ju. Just nii, nagu ma enne nimetasin, et ma vahel, ma ei tea, panen tähele, et ma ärritun kiiremini või ma unustan süüa näiteks, ma unustan ära elementaarsed asjad. Täiesti nagu mingi baaselementaarsed asjad, on ju, et ma unustan ära lugupidamise täpselt samamoodi, ma võin vahetevahel väga ebameeldivalt suhelda, mõelda, et see on nagu normaalne, sest ma üritan kiiresti mingeid asju nagu näiteks teha, aga tegelikult see on lihtsalt sellepärast, et ma olen stressis ja mul on tunne, et ma pean asju tegema nagu hästi kiiresti kohe ja praegu. Aga Jumal on meil õpetanud mõtlema ja liikuma tegelikult teistmoodi. Tema ju õpetab meid rahulikult minema ja kulgema ja suhtlema ja ütleme, edastama asju ja tegema asju tema armus ja rahus ja rõõmus, on ju. Mitte külvama teistesse inimestesse seda stressi, mis sa ise nii nagu täis oled, eks. Kuidas sinu mõtted stressi koha pealt on?
Ja ma arvan, mingites eluetappides me ei saa stressist kuidagi üle ega ümber, see lihtsalt tekib, sest et sa ei saagi endalt kohustusi vähemaks võtta. Näiteks, kui sa oled väike lapse ema, sul ei ole niisugust pausinuppu, mida sa saaks vajutada, et nüüd korra puhata, see ei ole nagu tavaline töö, kus sa saad esmaspäevast reedeni puhata, kindlalt kellaajad ja kui koju lähed, siis nüüd on kõik. Võib-olla natukene pead tööd koju kaasa võtma, aga sa saad endal nagu hea aja planeerimisega teha nii, et sa püsid selles ajas, tööajas, aga emana sa ei tea kunagi, kuidas läheb, sa oled nagu pidevas selles töötsüklis ja pidevalt kättesaadav, pidevalt toimetad, teed, rapsid, oled veel magamata ka ja siis meeletult kohustusi peal, pluss tihti on ju ka töö, kooliõpingud, kõik muud asjad seal veel juures on ju. Ja sul ei olegi sul ei ole võimalust ära põgeneda selle eest, sul ei ole võimalust seda pausinuppu panna, et mida sa siis teed, sest need perioodid on meie eludes ja neid ei pea kohe kui on stressi rohkem periood, sa ei pea kohe ära jooksma selle eest, et oi, liiga palju vastutust ja ma ei tule sellega toime, ma lähen ära. Ei, meie eludes ongi vahepeal sellised stressirohked perioodid, millest me peame läbi minema lihtsalt. Et ja need on asjad tegelikult, mis ka õpetavad meid iseennast tundma, õpetavad oma aega juhtima, ennast juhtima ja sa tegelikkuses kasvad läbi selle, sest et miks on raskused head meie elus, sest et me õpime nendest ja see teeb meid tugevamaks tegelikult. Ja inimene peab nagu mingites kohtades käima raskutest läbi, et muutuda selleks ilusaks, kauniks teemandiks. Ega teemand ju ka niisama kaunis pole, see läbi pressi. Just. Ega savinõud ei teki niisama, need peavad minema läbi kuumutusahju, on ju. Ja vahepeal on lihtsalt vaja selline see nagu pressi alt läbi käia, et tuleks see nagu päris see välja, mida Jumal on ka tegelikult tahtnud. Nüüd muidugi on momente, kus me võtame liiga palju vastutust enda õlgadele, me ütleme liiga palju jah ja vahepeal on vaja õppida ei ütlema. See võib olla erinevatel põhjustel. On see kas uhkus, on see kuidagi sinu ego probleemid, on see võib-olla lihtsalt tahe teha teistele nii palju head ja olla olemas teiste jaoks ja sa ei taha kedagi alt lasta, sa ei taha kuidagi ebamugavust valmistada kellegile ja sa tahad igal pool, kus võimalik abiks olla, ka sellistel põhjustel on ju, ja varem või hiljem me peame korra peeglisse otsa vaatama endale ja mõtleme, et okei, miks me nii palju jah oleme ütelnud, et mis on selle tagama tegelikult, mis on selle põhjused, kas ma peaks hakkama vähendama siit mingeid asju, mis on need asjad, mida ma tegelikult väga tahan teha ja mis tegelikult pikas perspektiivis toovad nii palju kasu, rõõmu, mis käivad selle missiooniga kaasas ja mis on need asjad, mida ma niimoodi hambaid krigistades, millest ma läbi lähen lihtsalt kuidagi, sest et okei, ma ütlesin jah ja ma siis nagu kuidagi lähen läbi ja tegelikult sa teed rohkem kahju sellega nii endale kui ka teistele, sellepärast et töö tuleb palju halvem, sest et sa absoluutselt ei taha neid asju teha, on ju. Et esiteks vaadata need motiivid seal taga läbi, et miks sa midagi teed ja teiseks vaadata üle, et okei, mis peaks päriselt mu laual olema ja mida siit nüüd nagu filtreerida välja, on ju. Et me peame õppima nagu üks on see, et me õpime stressi maandamist, aga teine on see, et me õpime stressi vältimist, et me vaataks, et meil oleks tasakaalukas elu. Nagu ma ütlesin, mingi stress ja siuke pinge on okei, see on selleks, et tugevamaks teha, aga me ei pea kogu aeg stressis elama ja me peame õppima seda kuidagi vältima niimoodi, et me elame oma elu tasakaalukamalt, balansseeritumalt, me vaatame, et meil oleks see tööelu tasakaal, ka kirikuelu, tavalise koduelu tasakaal, et asjad oleks tasakaalus ja need ei tõmbaks meid kuidagi lõhki. Ja siis me peame õppima stressi maandamist, et kui on stressirohked perioodid, kus me peame läbi minema, nagu näiteks emaks olemine või ma ei tea, tahate perega osta endale maja ja nüüd peab rohkem raha koguma kokku, et saaks selle ostu ära teha, on ju, et siis mingiks perioodiks keegi võtab natuke suurema koormuse tööl ja see on stressirohke aeg, aga sellest tuleb läbi minna, on ju. Et kuidas sellistel hetkedel stressi maandada ja kuidas see ei oleks destruktiivne, vaid kuidas see saaks tegelikult olla lõppkokkuvõttes toetavam ja just aitaks läbi minna, sest kuidagi peab need perioodid läbi elama. Ma arvan, et me võime korra rääkida nendest tervislikemast stressi maandamispunktidest, et mida kristlasena saaks teha ja mida me saaks teha. Jaa, täiega.
Väga hea mõte. Ma arvan, et esimene kõige ilmselgem asi oleks füüsiline liikumine. See on reaalselt nagu kõige olulisem ja kõige nagu ilmselgem, sellepärast et A on jalutada palju. Ma arvan, et see on hästi oluline. Ma olen enda elus tähele pannud seda, et kui ma jala käin ringi, siis see aitab. Sa seedid mõtteid läbi, sa protsessid olukordi läbi, aga teistpidi sa ka maandad stressi tegelikult. Ja teine ilmselge füüsiline liikumine on trenn. Igasugune füüsiline trenn on ju, vahet pole, kas sa oled jõusaalis või sa teed mingit muud sporti, see on väga hea, aga see on süüke füüsiline väljaelamine sellest sisemisest pingest, mis tegelikult aitab seda maandada tohutult palju, on ju. Ja ma nimetaks võib-olla esimeseks asjaks need süüksed füüsiline liikumine, minu arust see on nagu väga-väga ilmselge. Mis sa nimetaksid siia juurde? Ma nõustun sellega tegelikult väga. Ja isegi kui su töö on selline väga liikumist nõudev, siis tegelikult see, et sa liigud veel sinna otsa, aitab kaasa kusjuures. Et ta just toetab, et ma mäletan, kui ma kunagi töötasin restoranis ja ma olin jalgade peal terved päevad otsa, pikad vahetused, siis pärast seda läksin jõusaali või enne töövahetust, on ju, ja see just toetas mu tööd. See kuidagi nagu andis just energiat lõpuks juurde. Emana olles ka lapsega reaalselt jooksen terve päev otsa ringi. Väga väsitav on, väga siuke füüsiliselt koormav töö ka. Aga ja siis ma tundsin ise, et ma nagu väsin nii kiiresti ära, nagu natuke jooksed ringi juba nagu tõmbab võhmale lausa, et meil on siin trepid, vist ei ole näha, aga et meil on siin nii palju treppe kodus ja käid kogu aeg üles alla ja siis lõpuks oled nii võhmal, ma mõtlesin, et issar küll, mis toimub, on ju. Ja siis ma tegingi endale ülesandeks, et hakata 5 korda nädalas käima jõusaalis, teha jõusaalitrenni, on ju, et omale lihast kasvatada, mis toetaks seda ja kusjuures aitab ja täiega aitab ja väga tore on, et sa tunned nagu, et jah, ühest küljest on stressi maandamine, aga teisest küljest ta aitab selle pingega nagu toime tulla. Pluss see mentaalne puhtus, mis sa sinna aju saad, kuidagi nagu aju läheb puhtamaks ja su mõtted tulevad nii palju selgemini esile, kuidagi jah, mõttevahetus toimub nii palju paremini, kui sa liigud, teed trenni. Teiseks ma pean ütlema alati uni, toitumine. Et kui need on paigas, nagu minu arust uni toitumine on nii oluline asi. Kui sa tahad endale selget mõtlemist, sa tahad endale, et su hormoonid oleks tasakaalus, sest tihti meie hormoonid võivad ka ju tekitada meile neid tundeid, kus me kuidagi crash out'ime, kuidas me vahepeal lülitad ennast välja täiesti väsimusest näiteks, on ju, sest et su hormonaalne seisund on nii tasakaalust väljas lihtsalt, sest sa oled liiga palju suhkurt, söön liiga palju rämpstoitu. Mina olen avastanud, et kui ma söön rämpstoitu suhkurt väga palju, siis järgmine päev ma olen väga emotsionaalne, mul on nagu raske kontrollida ennast. Et need kõik asjad nii mõjutavad tegelikult ja kui sa tahad endal seda stressi hoida võimalikult väiksena, siis just toitumine, liikumine, uni, need on ühed kõige olulisemad asjad üldse. Ja siis muidugi sinu vaimulik toit, ilma milleta sa ei saa. Et kui sa niisama ei näljuta ennast toidust, siis miks sa näljutad ennast vaimselt? Lähme sööme seda jumala sõna, sööme seda elavat toitu, mis meil tegelikult täidab, annab seda jõudu, jaksu, kõike. Täiega nõus, kusjuures vot see on ka nagu meeletult oluline punkt, et tegelikult kõige rohkem aitab ka näiteks mina olen tähele pannud igapäeva stressiolukordadele vastu panna see, et sa lähestad ennast hommikul õigesti jumala sõnaga ja jumala osadusega, on ju. Siis on nagu normaalne olla pärast, siis sa suudad stressi taluda 3 korda rohkem ja võib-olla see, mis on isegi tavalisel päeval nagu stressirohke, lihtsalt voolab mööda külgi nagu kiiremini maha, sellepärast, et sa oled kuidagi nii kindel selles, et Jumal on minuga, ei ole hullu, et mulle, mis iganes juhtub, et Jeesus on ikka minuga, ja see usk ja see kindlus hoiab see tegelikult kõige rohkem nagu selle sihi peal, et sa püsid selles õiges mõttelaadis ja rahus tegelikult. Aga need on nii olulised asjad, mis sa välja tõid küll. Kõik see unitoit, ma olen täiega nõus, ma olen täpselt sama meelt ja proovin enda elu ka vaikselt panna sinna poole, et ka jällegi väikse lapsega uni on põnev teema, siuke vahva nähtus. Teine suur peidetud faktor, mis mõjutab meie usuelu, on muretsemine. Ja
Muretsemine on tegelikult, kuidas ma ütlen, me kõik mingil tasemel minu arust teeme seda. Vahet ei ole, kas sa nagu, kui hästi sa seda välja portreerid, mõni on natukene närvilisem mõndade kohtade peal, nii-öelda näiliselt on ju välja, et närib küüsi ja mõtleb, et appi, et kas ma ikka jõuan täna bussi peale, kui ma lähen 5 minutit varem kodust välja, et õues on jää, on ju näiteks. Ja teine inimene mõtleb võib-olla natuke suurtemate asjade peale ja midagi ei väljenda, aga oma enda hinges ja oma sees ikka istub, mõtleb ja muretseb tegelikult. Nii et ma arvan, et see on asi, millega tegelikult me kõik silmitsi seisame jällegi täpselt samamoodi. Ja kui me ei muretse ise enda või oma eluolukordade pärast, siis võib-olla me muretseme laste pärast, tuleviku pärast, kõige muu sükste asjade pärast ka. Jumal on isegi öelnud, Jeesus on isegi öelnud tegelikult meile ju väga selgesti oma sõnast, et kui sa vaatad lilli aasal ja linnukesi puude peal, ja tead, et Jumal hoolitseb nende igapäeva elu eest, siis miks peaksime meie muretsema selle eest, kuidas Jumal meie igapäeva eluga nagu toime tuleme ja toime tulema peaksime. Nii et isegi tegelikult Jeesus väljendas seda, et muretsemine on üks asi, mis tegelikult võib meie perspektiivi nagu ära nihutada Jumala pealt või meie fookust ära võtta, sellepärast et me hakkame keskenduma liiga palju maisetele asjadele, probleemidele asjadele. Minul oli, ma tean, et hästi tüüpiline, eriti meestele ka veel, minul oli pikka aega elus hästi raske mitte muretseda rahaasjade pärast, sellepärast, et mehena sa oled perepea, sina vastutad selle eest, et toit oleks laual ja kõik oleks sissetulekud oleksid kaetud. Ja see tekitas mulle stressi, sest et ma muretsesin hästi palju tegelikult selle pärast. Ja muidu kohe lünk ka on ju, näed, et sa muretsed selle mingi asja pärast liiga palju, siis see tekitab sulle stressi ja palun. Ja sealt tuleb ülevesimus ja muud 7 ülejäänud kurja kaaslast. Aga see muretsemine kuidagi pidi mingil hetkel ma sain aru, et see tegelikult on lihtsalt usaldamatus Jumala vastu. Kui ma käin ja teen seda, mida tema ütleb ja tema palub ja tema on mind pannud tegema, et siis tema ju ka varustab mind nendes asjades ja ka minu perekonda, et ta ei jäta minu pere, ta ei jäta minu, last toitmata ka kuidagi pidi. Aga ma pidin õppima ka seda, et ma ei ole lohakas oma rahaasjadega, ma teen oma osa, et seda õigesti kasutada, õigesti teenida, kõik need asjad. Ja siis, kui mina käitun nende asjadega õigesti ja palun, et Jumal ülendad sinu kätes, siis tema on alati ustav olnud, et täita omapoolne osa, et kõik saab kaetud ja kõik saab tehtud ja kõik on hästi tegelikkuses. Et ma olen pidanud õppima sellest muretsemisest lahti laskma ja ka siis, kui alati olukorrad ei ole ilmselged, siis ma olen nüüdseks juba veendunud ja rahulik alati selles asjades, ma tean, et Jeesus on alati varustanud, Jeesus on alati hoidnud, ma alati ei tea homset päeva, niikuinii ei tea homset päeva kunagi. Aga ma tean seda, et Jumal on ustav, Jumal hoiab, Jumal kaitseb omasid. Nii et ja see on asi, mille peale ma olen õppinud lootma ja ma olen tänu sellele saanud läbi ka sellest muretsemisest ja sellest stressist, et appi, kuidas rahaasjadega alati on, eks ole. Jumal on alati varustanud. Ja see kogemine on see, mis on võtnud selle muretsemise mingil hetkel maha. Aga seal pidi olema piisavalt palju kogemust ka, et Jumal saaks üks hetk öelda, et no vaata, millal ma olen sind siis tegelikult jätnud. Ja siis ma sain aru, et ei olegi. Ja kõik oli hästi. Aga mis sul muretsemise kohta arvata on? Ja muretsemisega käib kaasas üks väga oluline märksõna, milleks on kontroll. See suur vajaduse koll. Ja tead, see on nii... Me kõik nagu üritame kontrollida midagi ja me kõik oleme käinud läbi nendest kohtades, kus meil on see, nagu me tahame kuidagi oma mõtetega kontrollida midagi, hoida midagi, et meil oleks see nagu midagi stabiilset jalgade all või midagi käega katsutavat, midagi olemas, midagi kindlat. Aga vaata, ainuke asi siin elus, mis saab kindel olla, on Jumal. Kõik muu on võib-olla kaduv, kõik muu võib muutuda, kõik muu võib kokku variseda või mis iganes juhtuda, asjad võivad muutuda. Sa ei saa kontrollida mitte midagi muud kui sinu käitumist, sinu hoiakuid asjade suhtes, sinu sõnu, mis su suust välja tulevad, sinu ja su Jumala suhet, kui palju sa Jumalaga aega veedad, kui palju sa oled andnud ennast Jumalale. Sa saad neid asju kontrollida, aga sa ei saa kontrollida seda, et kui sina tuled 5 minutit varem bussi peatusesse, siis buss tuleb 10 minutit hiljem. Ja sina pead 15 minutit külmetama seal bussipeatuses. Et sa ei saa nagu kontrollida neid asju ja me nii väga nagu tahaks seda nagu midagi käega haaratavat, midagi sellist, et võt, nüüd on mul see stabiilsus, nüüd on mul see kindlus, on ju. Muretsemise puhul
üks soovitus, mida mina annaksin, oleks õppida paindlikkust, et sa õpid vastavalt olukordadele nagu muutma oma käitumist, muutma oma mingeid mõtteid, asju, et kui sulle tuleb mingisugune hops löök, siis sa oled valmis keerama korra kõrvale. Täpselt. Ja sul on mingisugune muu plaan olemas, sul on mingi muu asi veel olemas, et sul on see nagu paindlikkus olemas selle keskel ja minna läbi elu sellise kergusega, sest nagu sa rääkisid, Jumal hoolitseb nende asjade eest, et ma tean, et meie maailmas on nii palju asju valesti, ühiskonnaga, poliitikaga, majandusega, kõigega ja see kõik võib üks hetk kokku variseda. Aga mis sellest? Meil on Jumal. Meil on kõikvõimas Jumal. Ja me saame kindlad olla temas. Ja see on midagi hämmastavalt erilist ja midagi, mis tõesti paneb sulle selle kindlustunde sisse. Ja tead, kui meil laps sündis, siis mina muretsesin nii meeletult, et mis juhtub siis, kui mina magan ja kui on öö ja äkki laps võib lämbuda, äkki võib midagi juhtuda, ma ei kuule, ma ei ärka üles selle peale ja sul tekib selline ärevus nende asjadega, on ju, et mis juhtuda saab, sest see on sinu kontrolli alt väljas. Ja siis üks hetk sa pead aru saama, et sa pead lihtsalt lahti laskma. Sa saad enda poolt kõik teha, et hoida ära see kõige hullem, sa saad valmistuda nendeks nagu kriisiolukordadeks, sa saad ennast ette valmistada, sa saad valmis panna, aga sa ei saa ära hoida olukordi. Või sa ei saa tähendada, sa saad ennetada, aga see ei tähenda, et neid asju ei juhtuks. Need võivad juhtuda, sa pead valmis olema, aga sa ei saa nagu nii meeletult kontrolli all hoida. Ja ma ütlen, kui sa oled mingisuguse sellise ärevuse või muretundega, siis anna need asjad Jumala kätte. Anna need asjad Jumala kätte, Jumal, palun sina hoia, palun sina kaitse, Jumal, ma palun Jumal sinu kätt nende asjade peale, sinu varustust endale ja sellele olukorrale ja tihti peale Jumal võtabki selle enda kätte ja sa saadki sellise rahu südamesse. Kusjuures täiega nõus, minu jaoks on alati ka täpselt samamoodi see muretsemine või see liigne kontrolli soov oma elu üle lihtsalt tegelikult võrdeline sellega, et sa ei oska Jumalat veel usaldada mingites asjades. Aga see on protsess, mida me tegelikult õpime ka niikuinii järk-järgult, on ju. Mul tuli selle Elli looga veel meelde ka seda, et me ju isegi istusime alguses vahetustega üleval. Reaalselt istusime üleval, nagu mina istusimegi kella 4 üleval, on ju, ja kõrvaltoas vaatasin mingit filmi nii kaua, kuni oli minu kord magama minna, siis sina ärkasid üles ja vaatasid, et laps nagu magab ilusasti. Me reaalselt elasime vahetustega. Me turvasime lapse kõrval. Lihtsalt tiksusimegi niimoodi mitu tundi, on ju, et see oligi algus, aga see on vist esimese vanemana suht normaalne reaktsioon niikuinii, on ju, et sa ei tea veel, mis sa teed niikuinii. Aga mingil hetkel me pidime õppima täpselt lahti laskma nendest asjadest ja see on normaalne. Üks suur asi muretsemise puhul on ka see, et me muretseme võib-olla väga tihti ka selle üle, mida teised inimesed kas arvavad, ütlevad või mõtlevad meie kohta mingites olukordades. Ja see on tegelikult üks vorm muretsemist, mis võib olla meie elus täiesti nagu laastav või lõhestav tegelikkuses. Et see on selline, kuidas ma ütlen, põhikooli mentaliteet võib-olla, kui võiks nii öelda, et sa ilgelt üritad mõelda ja tõestada kõigile, et kes sa oled ja mis sa oled ja mida sa teed, on ju. Ja tegelikult sa lihtsalt muretsed selle pärast, et apikene, mida need inimesed või mingid inimesed minust kuskil arvavad, on ju. Tegelikult see tõde on selle juures see, et sa pead õppima ka nendes asjades usaldama Jumala peale, minema rahus tema ette, temaga koos olema ja inimesed leiavad sinus nii palju ägedat Jumala armastust, armu ja rahu ja neid häid kvaliteete, et nad lihtsalt võtavad sind omaks, vahet pole, mida nad tegelikult alguses arvavad või kuidas sa tundud, on ju. Et see kuidagi Jumal, ma olen täheldanud lihtsalt seda, et Jumal aitab sul ka jääda õiget viis inimestele silma, isegi kui vaja. Nii et mis tähendab seda, et sa isegi sellepärast ei tasu muretseda, et mida inimesed sinust arvavad või mis kus kohas, mida sinu kohta räägib. Sellel ei ole mitte mingit vahet. Kui sina oled Jumala oma ja sa oled siiralt kõik oma südames võtnud Jumala vastu ja käitud õigesti vastavalt tema sõnale ja siis ei ole vahet, mida keegi sinu kohta ütleb või arvab. Sest et see oluline on see, mida Jumal sinu kohta arvab tegelikult. Ja mida tema sinu kohta ütleb. Jah, ma väga nõustun sellega. Ja see sotsiaalne muretsemine on tõesti üha populaarsem, mida aeg edasi. Kuidagi, selliste olukordade
mõtlemine, mida keegi mõtleb, mis tema pilk oli selline, mida ta mõtles selle all, ta ütles sellise hääletooniga ja siis sa nagu mõtled nii üle neid asjad ja nagu, ja ma tean, ma ise võitlesin aastaid nagu sotsiaalse ärevusega ja ma ei julgenud avalikus kohas sõnagi välja öelda tegelikult. Ja üks asi, mis mind väga aitas, esiteks oli palvetada selle eest, et ma sain aru, et see on nagu midagi vaimulikku, et seal on mingi vaimne asi taga ja ma palvetasin ja sellega läks nii palju kergemaks ja teiseks, et ma lähestasin ennast sellega, et ma meeldin teistele inimestele. Täpselt. Ja see tegi nii palju vabamaks suhtlemise, et ma kohe nagu julgelt sain minna juurde inimestega rääkida, kui sa oma peas tead, et vahet pole, mis ta hääletoon on, mis ta mõtted on, ma meeldin talle. Täpselt. Ja vahet pole, kui see hirmu äratav mõni inimene on, siis sa lähed lihtsalt juurde ja viskad ruskat või lähed ja kallistad. Ja see teeb nagu palju julgemaks olukorra, kui sa saad aru, et kõigil ei ole mingi tagamõte sinu suhtes või nad ei vihka sind. Jaa, täpselt. Ja eriti lahe on veel ka see, kus sa saad aru, et tegelikult kõik muretsevad nagu mingil määral alguses iseenda pärast ja kõik keskenduvad nii palju rohkem iseendale ja nagu kas ma ikka hingasin õiget pidi seekord, nagu mitte keegi teine ei märganud ega mõelnud isegi niimoodi, et selles mõttes tõesti saab ka, muide see on ka hea nipp, et keegi tegi mingi sotsiaalse eksperimendi, mind aitas kunagi see oli naljakas, ta käis bussis poamaoga, sõitis mingi 12 peatust niimoodi, et tal oli reaalne madu käes ja keegi ei märganud. Mis ta ütles, et siis ta sai aru pärast seda, inimesed on nii enesekesksed, et nad lihtsalt ei mõtle, ei märka ja kui nagu saab niimoodi teha, siis on nagu kõik hästi, eks ole. Et ära muretse, inimesed ei mõtle sinust kogu aeg halvasti. Järgmine peidetud faktor, mis meie usuelu võib tegelikult väga mõjutada, on lahendamata emotsioonid. Ja siin all võib, mida iganes tegelikult panna just nimelt sellepärast, et see on mingi asi, mis võib-olla takerdab sinu ja Jumala vahelist suhet, sellepärast, et sa koged või tunned midagi. Ja siin võib olla nii hingehaavad või mingid pettumused või mingisugused asjad, kus kohas sa oled haiget saanud, kas teiste inimeste või koguduse või mille iganese poolt tegelikult. Ja sul on kuidagi raske või sa isegi vahetevahel ei taha nagu lahti laske nendest asjadest. Elu jooksul tuleb tegelikult nii palju andestada ja õppida nagu lahti laskma ja tuleb õppida lahti laskma ka reetmistest, haiget tegemistest, kõikidest sükestest asjadest. Ja mul on enda kogemused, elukogemuse põhjal võin öelda, et ka need on väga tihti need kohad, kus kohas sina oled haiget saanud, on kuradile väga hea ettekääne alati sind üles kedrata mingite suhete inimeste või üleüldse lihtsalt sind üles kedrata, ei mingisugusel põhjusel. Et istub sinu sees ja ütleb, et näed, mäletad, kui sulle niimoodi tehti, on ju, ja siis sa istud ja protsessid seda ja mõtled seda ja siis mõtled, et ma jälle nagu tahan ennast sinna emotsionaalsesse seisundisse mõelda, kus see negatiivne kogemus jälle esile tuleb, on ju. Mis tegelikult olema ausad, üleüldse ei peaks sinu elu enam mõjutama. Ja need on kohad, kus sa pead nii-öelda vaimuliku sõjavarustus kätte võtma ja ütlema, et ei ole nii, mina olen olukorrad maha pannud ja edasi liikunud, eks ole. Et me peame vahetevahel ka oma enda tunnetest ja asjadest nagu kõrvale minnes ütlema täiesti konkreetselt välja, et ei, mina näiteks annan andeks, mina liigun edasi, mina annan enda poolt need asjad ära, et need asjad ei mõjutaks mind, minu elu, minu usuelu ja aitaksid, et mul oleks täis vabadus tegelikult Jeesuses Kristuses. Et ma saaksin olla iga päev see, kes ma peaksin olema. Sest et need asjad võivad nagu tõesti olla meile sükseks nagu komistuskiviks tegelikult tee peal ees. Ja lihtsalt vaikselt mürgitada meie elu kogu aeg. Aga me peame olema valvsad, et me ei lase sellel tegelikkuses juhtuda. Et ma võib-olla alustaks sellistest asjadest, kus on nagu lahendamata emotsioonid. Kas sa oled kogenud kunagi sellist asja, et sa tunned, et sa tahad Jumalaga mingit kontakti otsida, aga siis näiteks ta ütleb sulle konkreetselt, et sul on mingi asi lahendamata või sa oled midagi jätnud oma elus nagu, sa pead kellelegi helistama, kellegagi suhtlema, kellegi pärast palvetama, midagi sükest tegema või lahti laskma enda sees. Ikka on. Mul ei tule kohe nagu sükest konkreetset nagu lugu pähe, aga mis mõte mul tuleb pähe on see, et mõtle enda jaoks üle, et kui sul tekib mingi konflikt inimesega või mingis olukorras, suhtlemisolukordades,
kus emotsioonid kuidagi keevad üle või midagi juhtub, siis mõtle, et millist lugu sa endale räägid. Et mis on see versioon, mida sina endale räägid ja mis on see tegelik versioon. Sest et tihti me nagu kuidagi teeme ennast paremaks või et nagu teised tegid meile liiga, teised tegid meile kuidagi haiget ja sellepärast mina reageerisin nii ja nii ja nii ja sellepärast mina ütlesin nii ja tegin nii ja mis iganes veel. Et me nagu kipume kuidagi nagu enda rolli selles konflikti tekkimises vähendama ja teiste rolli kuidagi võimendama, täpselt, et mõtle nagu läbi päriselt, et mis see nagu tegelik lugu oli ja kas ma sain midagi, kas ma saan kuidagi aidata seda teist inimest, et seda olukorda lahendada, et mida saaks teha, sest et kuidagi lahendamata emotsioonid, asjad, need tõesti nagu takistavad tulemist ülistusse, palvesse Jumala ette, et sul on nagu mingisugune müür nagu vahele ehitatud sinu ja Jumala vahele ja see nagu mulle alati meeldib mõelda sellest, et kui meil on suhe Jumalaga, et siis see on nagu siuke toru, see on nagu kanal. Kui see on puhas, siis sealt käib hääl hästi lihtsalt läbi ja sa kuuled kohe, sa tajud kohe kõike, su tunnetus, see on õige, täpne, aga kui meil on mingid lahendamata asjad, mingi pettumus, mingi viha, mingi võrdlemine, kadedus, mingisugused asjad, siis need on nagu vatid, mis lähevad sinna kanalisse ja need hakkavad hajutama seda häält, seda tajutunnet Jumalaga. Ja need on nagu sellised plokid ees ja need tuleb välja saada ja tuleb alati läbi mõelda, et kuidas ma saaks ära lahendada, kuidas saaks need asjad korda seada. Ja alati on hea olla see, kes esimesena tuleb. Et ole nagu proaktiivne, et meil on võimalus valida ise oma käitumist, vahet pole, mis asjad juhtunud on. Vahet pole, kui palju ülekohust meil on tehtud. Me saame alati valida. Me näeme seda näiteks teise maailmasõja ajal koonduslaagrites, kui juute hoiti. Ja erinevad juudid käisid barakkidesse ja läksid jagasid oma viimaseid leivapalukesi teistele. Täpselt. Ja see tekitas lootust inimestest. Et isegi kui sind piinatakse ja sul on nii halb, siis on ikka inimesed, kes valivad, et nemad ei lange sellele tasemele ja nemad näitavad ikka seda Jumala armastust välja ja läksid jagasid toitu teistele. Et täiesti hämmastav, et sul on alati võimalus valida, mis sa teed oma eluga ja alati võimalus valida, kuidas sa oma suhetega käitud ja millised on need sinu reageeringud ja kuidas sina saad reageerida. Isegi kui sa oled midagi valesti teinud, siis sa saad alati olla see esmane inimene, kes läheb ja parandab need asjad ära ja palub andeks ja lahendab probleemid ära. Täpselt, ma olen ise mõelnud sellest alati niipidi, et sinul on võimalus nüüd olla see, kes kingib vabadust. Sellepärast, et sa lased nagu vabaks sellega, et sa annad andeks ja annad ära. Ja tegelikult vaimulikus perspektiivis, kui juures peaks ütlema ka, et kuna see vatitups tuleb just nimelt selle haava ja kõige selle see blokker nii-öelda tuleb selle hingehaava emotsiooni ja kõige selle põhjalt või baasilt, siis ei ole suurt vahet, kas sinule tehti ülekohust või ei. Sina pead ikkagi andeks andma ja sina pead ikkagi ära lepitama edasi minema ja selle puhtaks tegema. Et see on üks raske õppetund ja see on selline vaimuliku elu küpsuseksam muideks, mis tuleb ära õppida meil kõigil varem või hiljem, et me peame õppima andestama palju. Ja minust kõige ehedam näide sellest on Jeesus, kes suri ka nende eest, kes teda risti lõid. On ju? Et ta oli ka nende jaoks tegelikult olemas, kui nad oleks lihtsalt otsinud. Ja palus veel isa käest neile andestust. Jah, täpselt, kusjuures täpselt. Et me peame õppima olema sarnased. Aga ma võtaks järgmiseks sellise teema nagu võrdlemine teistega. Sest mul on tunne, et see on üks ka nüüdisaja suur probleem, kus me eriti kasutades mingit, isiklikult mitte, aga kasutades sotsiaalmeediat ja siukseid asju, et see on üks asi, mis võib meie elu tegelikult tohutult blokeerida ja nagu segada. See on asi, mis võib nagu meie enda minapilti tohutult lõhkuda ja tänu sellele ka lõhkuda seda, mida me laseme Jumalal külvata enda ellu. Sest et kristlastena meie esimene kohustus iseenda suhtes on, nagu Jeesus ütles, armastada teisi nii, nagu me armastame iseennast, eks ole. Mis tähendab, et me peame armastama iseennast ka. Ja me peame iseennast nägema nii, nagu Jumal meid näeb. Me peame õppima nägema enda nagu karakterit, enda potentsiaali, enda vigu, enda rõõme ja enda tugevusi ja nõrkusi ja kõike, mis meil on, nii nagu Jumal seda näeb tegelikult. Sest et siis me õpime käituma iseendaga nii, nagu Jumal tegelikult tahab, et me käituksime ka.
kui me aga võrdleme ennast teistega, siis me võib-olla tahame iseendast suunata kasvama mingisse kohta, kuhu jumal tegelikult ei tahagi meid viia. Ja seda võib juhtuda tegelikult igal tasemel. Me räägime palju sotsiaalmeediast, sest et see on kõige lihtsam ilmselgem näide, et inimesed võtavad lahti mingisuguse sotsmeedia, vaatavad, et ma tahaks ka selline olla või ma tahaks ka seda teha või ma tahaks ka nii olla. Tead, ma olen iseenda elu puhul märganud ühte väga teistsugust mõjutust siin kohal, milleks vahetevahel on uudised. Et kui ma istun ja loen näiteks mingisuguse majandusuudiseid, siis ma vaatan, kuidas mingitel ettevõtetel läheb, kuidas mingil asjal läheb ja ma istun ja ma reaalselt istun ja muretsen ja mõtlen, et miks mina nii edukas ei ole mingite kohtade peal. Ja ma olen niimoodi istunud, vahetevahel istunud ja märganud, et ma mõtlen niipidi ja siis saan aru, et sellepärast, et ma ei ole isegi kutsutud niipidi tegelikult olema. Ja see, mida mina oma eluga teen, minu edu definitsioon on väga teistsugune kui raha. Ja mul ei ole vaja mingit edukuse määra nendes asjades. Aga mõnikord see vaiksi süke varksi mõte tahab ikka ligi hiilida. Ja ma pean endale nagu meelde tuletama, et ei, sina oled Jumala oma, sinu elu käib teistpidi. See ei ole üldse nii pidi, eks ole. Aga et kõige lihtsamad asjad meie elus tegelikult võivad viia selleni, et me võrdleme ennast teiste inimestega. Ja see on tegelikult asi, mida mul on tunne, et tegelikult kõik võitlevad kogu aeg sellega. Ja me peame õppima ka sellest üle olema kuidagi ja läbi saama sellest. Ja ma küsikski, mis on sinul aidanud elus mitte võrrelda ennast teiste inimestega? Ja no kõigepealt me peame teadvustama, et me elame siin maailmas. Siin tuleb nii palju ahvatlusi, mis iganes sisse. Nii et me peame alati olema valvsad selles osas, et mida me tarbime, mida me sisse laseme endale ja millega sa ennast toidad. Mida rohkem sa sööd midagi, seda rohkem sa hakkad tahtma seda. See on ju näiteks rämpstoiduga niimoodi. Mida rohkem sa sööd rämpstoitu, seda rohkem sa kuidagi tahad seda. Mida rohkem suhkurt sa sööd, seda rohkem sa tahad seda süüa. Ja see on sama maailma asjadega ka. On niimoodi sõltuvustega paratamatult, on niimoodi sotsiaalmeediaga, mida rohkem sa kuidagi vaatad neid asju, seda rohkem sa nagu tahad selles maailmas elada. Et esiteks kindlasti seda, et oleme valvsad selles osas, et mida me endale sisse laseme, kui palju sa vaatad sotsiaalmeediat, kui palju sa kuidagi lased erinevaid mõjutusi sisse, kui palju sa vaatad mingid rahateemalisi asju, võimuteemalisi asju, mingid, mis iganes nagu asjad on, mis sind mõjutavad väga palju, ja mis sind kuidagi tõmbavad, mis on need nii-öelda maailmapahed, mis sind tõmbavad, et kui palju sa neid endale sisse lased, et ei ole halb ju, raha ei ole patt ja sellega tegelemine ei ole halb asi, sa võid olla see majandusanalüütik, ja sa võid tegeleda raha asjadega, aga see ongi see, et kui see on selle komistuskiviks, siis lihtsalt jälgi, kui palju sa tarbid midagi ja jälgi, mida sa sisse sööd, et see on kindlasti esimene asi. Teine asi on see, et millesse su identiteet on rajatud. Kas Jeesus Kristus on sinu issand või on selle maailma vürss sinu issand? Et mille all sa oled? Kes sinu üle valitseb? Kuhu sinu identiteet on rajatud? Kuhu su juured on seatud? Kas need on Kristuses või milleski muus? Et see tuleb üle vaadata, sest et selle järgi, see on see, mis näitab sinu südant ja mis on su südames, see tuleb väljapoole. Ei rüveta sind see, mis tuleb väljapoolt, vaid see, mis on seespool. See, mis on seespoolt, mis tuleb väljapoole. Et me peame nii ettevaatlikud olema et millega me ennast täidame, millesse me juuritud olema, sest need paratamatult juhivad meie mõtteid, lõpuks meie tegusid, meie sõnu. Ma tahtsin siia juurde lisada seda, minu arust siin on tohutult oluline roll, küll ka lähedastel, aga eriti abikaasadel. Sest et mul on tunne, et abielu jooksul sa tegelikult õpid hästi lähedaselt teiste inimest tundma. Ja tänu sellele nii mõnigi kord isiklikust kogemusest mina olen mõelnud iseendast ühtemoodi. Kas kellegi teise või millegi teise mõjutusel. Ja siis sa tuled juurde ja ütled, et aga Natu, sa ei ole ju selline. Või sa ju tegelikult ei tee nii, sina oled ju teissugune. Ja siis ma istun ja mõtlen, appi, sul on õigus, miks ma ise endast arvan järsku nii. Ja see on äge sellepärast, et see abikaasana sul on alati võimalus, sul on tegelikult isegi lausa kohustus vaadata, et teine inimene jätkaks sellel teekonnal, kus Jumal tema tegelikult tahab, et ta on. Ja see on väga suur privileeg, aga see on ka väga suur ülesanne tegelikult, aidata hoida teisel inimesel seda kurssi. See on väga, väga äge. Ja ma arvan, et abikaasadel on äge võti siin. Jah, täiesti. Ja
võrdlemine teistega, see on tõesti, see on rõõmuröövel täielik ja tõesti paneb nagu usuelule ka siukse põmpsu peale, sest ta kuidagi nagu hoomab terve su mõtlemise ära. Kui sa oled nagu, kui sa kuidagi tunned kadedust või võrdled liiga palju teistega, siis see nagu hoomab kogu sinu mõtet ja siis lõpuks kogu su elu nagu keerleb ainult selle asja ümber, on ju. Et ja see nagu, ja sellepärast ma ütlen ka, et vaata, millega sa ennast täidad ja vaata, kuhu sa juuritud oled, et mina nagu aastaid nii palju olen võidelnud sellega, et ma ei tunne üldse ilusana ennast ja nagu ma ei tea, nii palju võrdled vaata teistega, siis ma mingi, et apikene, kas mul on ka vaja mingi botoxit ja fillereid ja asju ja nagu, et ma pean ka kõike seda tegema ja ripsipikendusi on vaja ja kõike muud on vaja ja et oleks ainult nagu ilus ja siis, kui ma tulin Jumala juurde tagasi ja kuidagi ma rajasin identiteeti Jeesusesse ja siis see rohkem kuidagi tervendas mind ja tervendas minu minapilti iseendast ka ja kuidagi seda, et kui kauniks on Jumal kõik loonud ja kuidas kõik on individuaalselt nii ilusad ja ta kuidagi nagu, ma räägin, sa hakkad asju nägema läbi Jumala prillidega, kui sa rohkem täidad ennast Jumalaga ja sa ei näe enam läbi siukse kadeduse luubi või võrdlemise luubi, vaid et sa näed asju läbi Jumala prillide ja sa nagu, ja see on nii eriline, et sa hakkad nagu asju nägema tervelt ja tervislikult. Ja need asjad ei tee katki sind enam. Täpselt, ja nii kummaliselt, ma tean, et see on küll tüüpiliselt omistatud naistele, aga isegi minul oli see sama kogemus, et kui ma Jumala juurde tulin selle esimest korda elus, kui ma päriselt vaatasin peeglisse, mõtlesin, kuule, ei olegi kole. Ja reaalselt nagu, et aga isegi meestel võib olla vahetavahel nagu siuke nagu see efekt, et Jumal tegelikult, ja sa peadki ise ennast nägema niimoodi ka. Jumal tahab, et sa näeksid ise ennast niimoodi ka, et sa ei mõtle endast halvasti. See on väga-väga oluline tegelikkuses. Viimaks on meil üks peidetud tegur veel, mis on eriti salaja peidetud ja tänapäeval väga aktuaalne muideks, on ülestimuliseeritus. Ja see on väga-väga põnev asi. Ja võib-olla ühte tüüpi ilusti ülestimuliseeritus on eriti väikelaste ja lastevanematele väga tuttav. See on füüsiline ülestimuliseeritus. Ja see on see, kui sa oled 12 tundi oma lapsega kodus olnud, kahekesi ja ta muud ei tee, kui ainult sinu otsas ronid tirjuks juukseid ja siis kraabib sind ja siis, kui sul rohkem kui üks laps, siis nad teevad seda kambaga. Ja siis õhtu lõpuks sul on selline tunne, et sa tahad ronida kuskile teki alla ja ärge keegi kunagi isegi hingakegi minu suunas. Sest et see on lihtsalt nagu nii palju on olnud sellist kontakti. Aga tegelikult neid stimuliseerimise võimalusi nagu oma enda meeli panna niimoodi overdrive'i või süksesse liigselt täidetud või liigselt kasutatud seisundisse on rohkem kui ainult see. Ja minu arust väga hea näide sellest on just nimelt sotsiaalmeedia scrollimine, eriti siuke short form content, YouTube shortid, TikTok, Instagram, kõik mingid siuksed asjad, kus sa istud ja sa päevad läbi nagu istud ja scrollid ja vaatad ja lõpuks sa oled lihtsalt nagu peaaegu et tuim mingi emotsionaalse staatuse osas või et üleüldse sa oled liiga palju tegelenud meelelahutusega, vaadanud liiga palju filme, mänginud liiga palju arvutimänge, laiselnud liiga palju, see kuidagi mentaalselt paneb sind mingisugusesse nagu dopamiini seisundisse, kus sa oled nagu, sa oled nagu külm ja tuim lihtsalt. Ja see on nagu väga nõme olek, sellepärast, et ma mäletan, et minu elus vähemasti on olnud perioode, kus ma pidasin sellist seisundit puhkamiseks. Ja see on täiesti vale. Sellepärast, et puhkamine tegelikult on see, et sa tunned rõõmu, rahu ja sa teed midagi, mis ei võib-olla ei tekita sinus liigselt nagu stressi, teed midagi, mida sa naudid, näiteks jalutad, mängid pilli, võib-olla vaatad ühe filmi, mitte 17. Mingid sükest nagu, saad aru, et sa ei küta üle mingi ühe asjaga liiga palju, et sa pead õppima puhkama ka õigesti, sest et muidu sa stimuliseerid ennast täiega üle ühte padauku või nagu ühte viisi. See tekitab väga negatiivseid kogemusi ja seisundeid su ellu. Kuidas sinul on, kas sa oled kunagi selle probleemiga silmitsi seisnud?
Ja ülestimuliseerimine on nagu see ekstra see asi, mis kuidagi tekitab sükest vatti su pähe ja sul ei tule nagu need mõtted läbi ja sul ei tule kuidagi Jumala poolt antud mõtted läbi. Aju ei tööta korralikult, süke aju ja suu vaheline lüli on puudu järsku, et see nagu kunagi kirjeldasin seda nii hästi, et sa räägid küll eesti keeles, aga tundub nagu eesti keel poleks su emakeel. Et sa ei suuda nagu rääkida normaalselt, sa räägiks nagu, saaks su võõrkeelt räägiks, on ju. Et ta nagu kuidagi paksendab su aju niimoodi, et sa ei suuda mõelda enam normaalselt ja sa ei suuda väljendada ennast normaalselt, et ta nagu küpsetab reaalselt su aju, su tähelepanu võimet, mõtlemisvõimet, sõnaoskust, suhtlemisoskust, kõike tegelikult, kriitilist mõtlemist, loogilist mõtlemist. List läheb edasi õpetajana koolis, ma näen seda nii palju lihtsalt. See on nagu eriti näha seda vahet õpilaste vahel, kelle vanemad on lasknud väga palju ekraani näidata lastele ja vanemad, kes hoiavad väga selgelt piiri ekraani aja kasutamisega. Et see on nagu selgelt näha vahet nende õpilastega paraku. Et see on jah üks tõesti asi, millega me praeguses maailmas nii palju peame tegelema, et kõik on nii palju kättesaadav, meie elu on tehtud väga mugavaks ja see tekitab kohati nagu tunde, et sa oled väga busy. Su aeg on kogu aeg täidetud millegiga, sul ei ole nagu vaba hetke ja isegi kui sa scrollid seal asju, siis nagu sa ütlesid, et tegelikult sa ei puhka, aga su aju nagu tunneb, et mingi tegevus sai tehtud, mingi dopamiini laks nagu sa ei saanud puhatud, aga midagi sai tehtud, on ju. Ja näiteks mingite harivate videote vaatamine, isegi kui sa saad mingeid, või tähendab isegi, kui sa vaatad neid YouTube short'e või TikTok'i või midagi, sealt tuleb mingeid ägedaid mõtteid, siis tegelikult sa ei jäta neid asju meelde. Sa mõtled, et sa vaatad harivat videot või harivaid asju, aga tegelikult need asjad ei jää sulle meelde, sest see, nagu see infoküllus on nii suur, et sul ei jõua mitte midagi meelde. Nii et ja siis tekib see tunne, et sa oled jube busy ja sa teed väga palju asju, aga tegelikult sa ei ole viljakas. Ja me oma usuelus, me ei taha seda asja. Me ei taha, et meil oleks kiire, aga me ei ole viljakad. Sellel ei ole pointi lihtsalt. Nii et me nagu täiega peame fookus panema sellele, et me ei laseks oma ajul sattuda selle ülestimuliseerituse otsa, et me õpiks puhkama, õpime jälle stressi maandamine, siia käib stressi maandamine, on ju. Õpime stressi maandama tervislikult, me õpime puhkama hästi, nii et me päriselt saaks ära puhatud, et see nagu kanal Jumalaga oleks puhas ja me oleks nagu ühenduses Jumalaga ja me tõesti nagu meie mõte töötaks hästi, et me ei lase nagu saatanal ära varastada oma tähelepanu, oma mõtlemist, oma aega. Sest et tegelikult mida see kõik teeb, stress, muretsemine, ülemõtlemine, see hoiab meil ülestimuliseerimine, lahendamata emotsioonid ja nii edasi, see hoiab meid sellises tsüklis kinni, mis ei lase meil tegelikult Jumala missiooni astuda. Ja see ei lase meil selles Jumala missioonis käia ja ta hoiab meid selles tsüklis kinni ja me peame ära tabama, et siia tuleb stopp panna ja ma pean need asjad korda saama ja aega ei ole palju. Me ei tohi lihtsalt kuidagi kulgeda elust läbi. Meil on kõigil missioon, meil on kõigil eesmärk. Et me peame nagu ennast kokku võtma ja peame alistama need asjad Jumalale. Ja nagu tõesti 100% lihtsalt hakkama tööle, et me oleks viljakad kristlased. Jaa, täiesti 100% nõus tegelikkuses. Ja selle juurde tegelikult, me võime kõikidesse nendesse asjadesse sattuda kogemata niimoodi, et elus midagi juhtub ja me siis peame sellega toime tulema. No näiteks ülestimuliseerimise puhul, kui sul on väiksed lapsed, no sa ei saa sinna midagi teha mõnikord, sest nad on lapsed. Aga siis sama oluline on ka iseennast mitte panna nendesse olukordadesse ja õppida elama eluga niipidi, et sa ei võta nendest asjadest ise tahtlikult osa, on ju. See on sama oluline tegelikkuses. Et proovime, et õpime oma elu elama niipidi, nagu Jumal tahab, nendes asjades, kus me ei saa, ja tuleme toime nende asjadega, kus me ei saa ise midagi teha, aga samaväärselt ärme ise pane ennast nendesse keerulistesse olukordadesse, mis raskendavad meie elu ja ärme tulista ise ennast jalga, nii vaimulikus kui igas muus mõttes tegelikult samamoodi. Et käime iga päev koos Jumalaga ja niipidi me saamegi elada Jumala plaanis.
jah, täpselt. Ja kui sa tegeled praegu nende asjadega või leiad veel endale mõne sellise peidetud faktori, mis on mõjutanud sinu usuelu, siis toome need asjad Jumala ette ja palvetame nende asjade pärast, et Jumal annaks lahendused ja tõesti, tuleme Jumala juurde 100% ja. Täpselt, just nii. Aga nende mõtetega me tahamegi lõpetada ja aitäh teile tänase osa eest, et kuulasite, vaatasite ja olge ikka Jumalas.